Normaalne, ma käin ka kogu aeg seal. Kus? Põdras, tööl, pole luba vaja ega midagi. Lihtsalt lähed ja kisud kohalikud silgu ära. Ilma tööloata. Vaba, Mustan. lükkad siukest nudi kokku, et Mingit jama või mingit paberit ei ole? saad cashi, jumala tibens. Tähelepanu, linnu juttu ei tasu uskuda. Selles klipis nähtu kuuldu päästaks paljusid välismaal töötavaid eestlasi hädadest, kui sellest vaid õppust võetaks. Paraku enamus välismaale tööd rügama sõitjatest usaldavad vahendajate ja tööandjate suuri lubadusi. Need võivad aga osutuda petisteks. Tavaliselt pettus võib alata juba siin Eestis. No, vahendusfirma näiteks lubab ühte, heal juhul seda tööd ei olegi, ehk inimene pääseb lihtsalt pettusega, hullemal juhul jõuab ta firmasse või tööandja juurde, kes töötunnid on ebanormaalsed, palgast kui sellisest, et ära elada. Siin ei ole ka juttu ja loomulikult töötingimused ja väga tihti ka elamistingimused on ikkagi väga kõvasti allapoole normi. Soomes tööd rügavad eestlased ehk rahvakeeli Kalevipojad ütlevad, et kõige kindlam värk õige tööots leida on see, kui teid palkab mõni Soome firma. Aga just eestlastest vahendajad ja firmaomanikud olevat need kõige suuremad kelmid ehk nii-öelda ülelaskjad. Sa mäletad oma eilset juttu, kuidas sa meile ütlesid, et kõik neid tundite maksada kinni. Sa tead, mis palju... Kuule, kuna sa oled mulle raha andnud? Debil jobani, blядь. No, blядь, sa oled üle 50 mees ja tead, et Timur läheb igades kinni oma tingimisega. 3,2 või? Ja ta läheb. Usu mind, ta läheb. Sirle Blumbergi sõnul pöördutakse MTÜ Living for Tomorrow poole ennekõike siis, kui inimesed pole välismaal töötamise eest palka saanud. Töö- ja elutingimuste üle kurdetakse harvem, kuigi probleemid on kohati väga tõsised. 3 meest, Eesti meest sellisest väiksemast piirkonnast töötasid siis Soomes. Nende tööks oli elektriliinide võsast puhastamine. Tööandja esiteks näitas ette selle majakese, kus nad siis elasid. Seal ei olnud küttesüsteemi üles ehitatudki ja see oli selline maikuu. Seal ei olnud ei voodeid, seal ei olnud ühtegi lauda, seal ei olnud ühtegi mööblitükki. Ühesõnaga nendel lihtsalt avati ust ja öeldi, et siin te võite magada betoonpõranda peal. Ja siis lisaks üks nendest meestest sõitis iga päev oma tööobjektile koos teiste meestega autos, aga auto pagasnikus. Et välismaale tööle minnes mitte petta saada või vähemalt petta saamise ohtu võimalikult palju vähendada, selleks peab järgima vähemalt 5 lihtsat reeglit. Tehke taustauuring, õppige kohalikku keelt, olge julge lubatud ja oma õigusi nõudma. Olge valmis üksi asju ajama. Ärge tehke mingeid ettemakse. Telefoninumber on 6607320 ja helistada võivad näiteks need inimesed, kes praegu plaanivad sõita välisriiki tööle, nendel on tehtud mingi pakkumine. Me saame kontrollida vahendusfirmat ja ma usun, mis inimestele väga on kasulik, on lepingu ülevaatamine, see kõik on tasuta teenus. Tegija värk, seal pole makse ega midagi. Ausalt või? Pool päeva päevitad, teise poole korjad viinamarju, ostsid pritsivad pappi, puhas manjana. Ma ju teadsin, see on meie koht päikese all.